kuule, ma mõtlen aastavahetust, et luuletise, et inimesel rakette ja paukega ette kaes. Ja mina tein selle luuletise siis valmis. Kae paugu käiva uulitsal ning jälle oled hirmu all. Võib tuppa lennata rakett, siis tantsid toom su balett. Rakett läheb tarren 3 viil, kõik jupi esivärvi. Lüüb pimmes, pääst kaob ära miil, ei kisa ega lärmi. Nii tuleb lõpp raketiga, kui pää ja nägu purus ja pärast mängib muusika, ei toda kuule surnu. Ma tolle pärast arva nii, ei massa aknal mängi, kas istu pimmen kellerin vai kobi järre sängi. Sul ohtlik välja kaeda võid saada paugu pähe, kui lastas valla päris pomm, raketist ju vähe. Käib mats ja sussi püsti, kel uudishimu suur, kes lasse, kuidas lasti, jääd tiidmata sul tuu. Vast pannas laske vangi ja istub veitse sääl, kuid sinu tiivib sängi, kus muld on kõtu pääl. Sul on tost vähe kasu, et õiglus võitjas jäi. Ei tolles surra tasu, et pättel pöötas päid. Mina ise jäi tolle luuletisega väega rahule. Mõtle, et kui rask, kui ma nüüd paljundan ja siis saina peale koskile panen, et toi ole nagu lubatud, et ma vii päris ajakirjandusse. No ma sõidi Päälinna, et pane ikka keskajalehte või nii. Ja võeti seal, ütlen, toimetusen lahkede vasta ja siis loeti minu vaimusünnitus läbi. Ja ütlen, et ei lähe, võõran keelen. Tule taivas appi, ütlen mina. Tallinnan kõneldas vene kiilt, soome kiilt ja nüüd on mäkki Lõuna-Eesti murrak võõras. No, tõlke siis ära, üteldi mulle. No aga ma ütlen, et no aga võib-olla tõlgite teed, hoiatada ikka venelasi kah ja põhieestlasi ja töisi, no ja soomlasi ja tollepärast, et see on ju üleüldine mure ja no ka inimese niisamati võib pihta saada. Uus aasta on meil väga ohtlikus muutunud. Selle järgi ei ole vajadust, seletu miis mulle. Sellest lugu ei saa juhtuda, see on ebatüüpiline. Pealegi on see kujund ja poliitiline olukord ei vaja sellest asju, võidas valesti aru saada. Nii et mina küll vajadust ei näe. Ei näe küsse mina või. No võta minu prilli võib-olla, ärge tekke nalja, ütleb toimetaja. Ütleme siis nii, et olukorra ebatüüpilisuse tõttu ei ole materjal aktuaalne kõik ja me ei avalda. Ega midagi me sõidi siis kodu aga toimetaja nimi ja nägu jäi minul muidugi meelde. Ja kui ma nüüd pärast uut aastat politsei teadet kai, näidati äkki tolle inimese kortinat. Ja me sa ütled, ebatüüpiline rakett oli lennanud sinna sisse rõdu aknast kõige klaasi ja raamiga elutuppa keset pidu lauda. Ja lännu seal nagu meie hoiatusen kirjan 3 tükis, punane lennatud raamatu riiulide, kus jälle hävitustöödettu. Kõllane karanu jällegi kalli vaiba peale kõrvetanud olla kaltsusse. Aga 3. rohilane karanu kuuse kallal ja tännu tollest osa uniku. No miis kutsnu päästja komandu välja, no lassu palvide ja kilmise peale kaemata vattu ja vett peale, nii et kõik tare täis sai. No tuli saadu küll lämmatatus, aga kahju olevat olnud veerand miljoni. Miis esi saanud ka veidikese kõrvetada, õnnes ollu pere Kuusemann uut aastat vastu võtma, no seal kesklinnan.
no kui ma kodude saiva, siis muidu kes pakub pilt silma elu kuigi võrd. Kortin tännu uude euroremonti, no nii palju vast oli asjast kasu. Aga mis sa sellest asja peale kostad nüüd? Toimetaja nii palju minu poeemist õppust võtse, et akna peres kõõlu. Muidu oleks temaga lännu nagu hoiatus on pauk pähe ja surnu. Kuule, ma mõtlen, et ma hoiata sind vähemalt. Tolle pärast, et ega ei või kunagi ette teada. Vanasõna ütleb ju seda muutud, kui teas, kuhu satad, siis pane sulgi alla. Kuule, aga mina saan nüüd aru, mis pärast vanast akendel luugi oli. Tolle pärast, et raketi ilutulestiku ja igasugutse hullu oli va siis ka olema. Kuras, pane või esi ka jälle luugi ette.